ütleme siis sõna sulle. No nii, tere õhtust. Rõõm teiega jälle taas kohtuda. Loodan, et teilgi on akna taga suvi. Mõtted on juba suve peal, tegemised on suve peal ja puhkused võivad alata. Aga suvel on ka alati hea mõelda selle peale, mis võiks vaja suvel minna, mis võiks vaja sügisel minna ja kas me saaksime läbi selle meie ettevõtluse teha midagi soodsamalt. Kas meil oleks võimalik kokku hoida sealt, kus tundub, et ei olegi võimalik kokku hoida? Nii et annaksin kohe alguses sõna Kaisale. Kas sa oled nii kena ja räägid sellest, kuidas on võimalik Amway kaubamajast ostusid tehes kokku hoida? Lisaks sellele, et meil on ka need oma koodid, aga veel, mis on need võimalused? Aitäh! Ja ma saan aru, et võimalusi on ju väga palju, kõigepealt olla partner ja kasutada kuponge ja ehitada meeskonda. Mul hakib pista, loodan, et ei haki. Kordustellimus teha, kus siis iga kolmas tellimus on see tooted, mida sa nagunii kasutad ja sul kolmas tellimus tuleb –15%. Ja jõudsin ka mina siis selle nüüd lõpuks ära teha. Ma ei tea, miks see nii pikalt mul aega võttis. Mentorid juba ammu, Sille Talisu ütlesid ja tegid ette ja rääkisid, kui lihtne see on, aga ma ei tea, peas me mõtleme asjad keeruliseks. Ja kui me selle ära tegin, ma ei tea, alla 10 minuti läks ja nüüd juba tuli pakida ka. Et tegelikult see tuli kiiresti. Ja nüüd need järgnevad tellimused pidavad veel kiiremini tulema, et mis on juba komplekteeritud ju minu jaoks. Ja mina panin selleks vahemikuks, et iga kuu aja tagant ja panin sinna muidugi Nutrilite'i enamasti. Ja oligi Nutrilite. Ja sellepärast, et vitamiine ma söön kogu aeg ja kui sealt lihtsalt ja selle summa sa saad ise valida. Et see käik, kuidas seda tellimust teha meil ühel salvestuses ka, et minu kontori alt tellimuste ajalugu ja sealt edasi sa saad siis nimelised kordustellimused teha, mis sa soovid, seda saab muuta ja küll aga seal on valikus ainult DPD kuller, aga siis kui pakiteade tuleb, sa saad selle suunata ka pick-upi või siis kuidas endal mugavam on. Need kõik võimalused on olemas ja see on tõesti imelihtne. Ma julgen öelda, tehke ka soodne. Nii, suurepärane, aitäh, Kaisa. Kas Sillel Talisel on ka veel midagi lisada selle juurde teie oma kogemuse pealt? Ma jagaks kohe ekraani ka, et nagu te näete, siis siin on meil kolmas kordustellimus, mis tuli siis juuni alguses, 117 punkti ja 117 punkti pealt tuli siis ilma kinkekupongideta. Kinkekuponge tegelikult peaks tegema 3. kuupäeval, siis on kindlasti kinkekupongid ka sees. Aga põhimõtteliselt 35 eurot läks maha. Et mõtleme nüüd kõik kaasa. 35 eurot on päris korralik poes käimise kord, on ju. Saad ikka 35 eurost, mis siis, et hinnad on tõusnud, aga saad ikkagi päris korraliku korvi. Et siis me niikuinii tellime, et need selles mõttes, et praegu on küll neid tooteid ainult 13 ja kõik on Nutrilite, aga kes on ikkagi Nutrilite'i usku, siis näitan kohe ära ka, et mis tooted seal on, soovitatavad ja kordustellimus. Näete, 13 on siin taga. Ja nüüd on kohe näha, et siin on siis valgupulber, C-vitamiin, kalmak, Daily, Double-X, lastele väike omega, küüslauku meie võtame ka, küüslauku meil praegu seal sees ei olnud, mustikat, Balance Within, omega, kiudained, tsingipulgad ja B-vitamiin. Et
missuguse arvestuse tegime meie, missuguse valearvestuse, me nüüd tühistame nüüd, kuna meil on 3 korda juba ära käinud, siis me nüüd selle tellimuse tühistame ja teeme uue tellimuse, sellepärast et kiudaineid on ühele inimesele 9 kuuks. Aga meid on teatavasti 2. Nagu te näete, on meid 2. Kuna me võtame 2, siis on vaja 2 pakki. Täpselt samamoodi Balance Within on ka tegelikult 1 kuu pakk, et siis tuleks 2 võtta. Ja siis me paneme kindlasti küüslaugu, et me tahaks tegelikult niimoodi, et meil tuleks korduv tellimusega tuleks 200 punkti. Mida see tähendab? See tähendab laias laastus 200 punktiga tuleb sul 70 eurot tuleb alla hindlust 3. korrusel. 3. korral. Jah, 3. korrusel tuleb siis 70 eurot alla hindlust pluss 200 punkti juures tuleb ju vähemalt 2 kinkekupongi saab ära kasutada ehk 12 eurot juurde. See on juba 82. Ja kui arvestada, et 200 punktiga tuleb ka 3% boonus, kui sul on boonused, siis see on kuskil 12 eurot. Ehk 82 ja 12 on 94, nii et laias laastus 100 eurot tegelikult on sul võimalik võita, kui sa teed arukalt. Igal 3. korral 100 eurot. Et mõtleme selle peale, et tõesti, et ma olen täiesti kindel, et mingi aja pärast on korduvas tellimuses rohkem tooteid ja ka teistest kategooriatest. Praegu on ainult Nutrilite. Et see on, miks on nii vähe, sellepärast, et selle korduva tellimusega võtab ka Amway endale kohustuse hoida neid tooteid nii palju sees, et igal juhul sa selle saad. Et need tooted, mida nad suudavad, praegu on ju teate keerulised ajad, et mida nad raudselt teavad, et garanteerida suudavad, et on. Jah. Aga et selle tõttu ma soovitan küll, et see ja ütleme selle korduva tellimuse ära tegemine, et see on jälle, et sa lähed siia minu kontor, tellimuste ajalugu, korduvad tellimused. Nii. Ja siin on looge tellimus. Looge korduv tellimus. Vajutad siia, sinna paned siis nime ja hakkad siis sinna panema, et nagu te näete, siis meil on praegu siin 4 toodet, et siin on tellimuse andmed. Siia panema veel küüslaugu ja... Jah, ma pidin panema veel küüslaugu ja suurendama, tähendab neid koguseid suurendama, nii et tuleks 200 punkti. Nii et nii palju korduvast tellimusest, et igal juhul soovitame seda teha, sellepärast, et ma jälle ütlen, et 35 eurot on maast lõitud raha. Mida me, tähendab vähemalt meie igal juhul teeme, seda, neid tooteid igal juhul ostame. Et me nagunii ju sööme neid vitamiine, et milleks siis nende eest rohkem maksta, et... Ja nüüd kui mõelda nii, et kui sa tahad tekitada oma meeskonnas ärienergia kasvu, siis on mõistlik teha seda kuu alguses ja propageerida seda ka, et ka teised teeks seda kuu alguses, sest kui tehakse kuu alguses, siis see paneb energia käima punktide poole peal. Ja kui te nüüd arvate, et inimene enam kuu lõpus ei tee, siis ta ei ole ärist aru saanud. Inimene ikka teeb. Kui tal tooted otsa saavad, siis ta ju ei lähe ostma kuhugi mujale. Ta ostab neid tooteid siit. Et see on jälle see mõtlemise koht. Aga šampooni on ikka kuu lõpus vaja. No just, et see igal juhul tähendab seda, et see tähendab käibe kasvu. Aga ma arvan, et ja kestab rohkem nagu siis nii-öelda, et me saaksime näidata või aidata, kuidas seda teha, siis julgelt helistage, kiirutage, joonistage, et saame koos teha. Aga nagu Kaisa ütles, et Kaisa tegi seda enne magamaminekut, siis kui ta oli hästi unine, et isegi tema sai hakkama. Et kui Kaisa saab hakkama, siis saate teie ka hakkama. Ja seda enam, et vaatad ka neid, et kui on mingi klient, kes raudselt iga kuu mingid vitamiini tellib, et mis selles nimekirjas on siis, miks mitte kliendi tellimus täpselt samamoodi sinna lisada. Ja sa saad igal ajal selle ära tühistada. Kui sa mõtled, et okei, sellel kuul ma enam praegu ei taha või mul ei ole võimalust, siis tühistad ära.
Klõmm. Nii ehk naa, mida me neid tooteid kasutame, siis tasub ikka sealt ka kokku hoida, sest sügisel tulevad elektriarved nii ehk naa. Et kas meile see meeldib või mitte. Aga üks väga vajalik teema on ka see, mis tähendab kinkekupongid. Et kui me oleme teinud vähemalt 100 punkti eest, oleme teinud tellimust ise ja siis meile lehele tulevad 2 kinkekupongi. Kui teete rohkem, nii et iga 50 punkti eest saate nii-öelda ühe kinkekupongi ja selle väärtus, mida te näete lehel, on 5 eurot, talle läheb juurde käibemaks ja tegelikult siis 6 eurot. Aga mis nende kupongidega siis tegelikult edasi teha ja kuidas neid saaks ka kasutada, et alaliinile saame neid anda, ise saame kasutada 2 kupongi ja ülejäänud saame siis oma meeskonnas laiali jagada ka nendele, kes on ainult kliendikoodiga, et ka neid saame toetada. Aga mul oleks üks küsimus, kuidas neid kasutada näiteks siis, kui ma soovin tellida, näiteks tegin kohe panin kokku Sille Talise käest, et ma panin kokku 2 glükosamiini ja 1 palmetto ja mul tuleb 50 punkti kokku Lätist. Mis ma siis pean edasi tegema? Nii, selleks, et kasutada ära siis omalt kinkekupongid Läti tellimusega, siis selleks sa pead minema oma Läti lehele ehk amway-latvia.com ja lähed nende samade koodidega, millega sa läksid ka Eesti lehele. Väga lihtsalt sa saad alati sinna sisse niimoodi, kui sul on, lähed kõigepealt oma Eesti lehele sisse ja siis võtad uue akna, võtad lahti ja trükid siis sinna brauserisse amway-latvia.com, siis ta läheb nagu automaatselt teinekord sinna, et sa ei peagi nagu seal midagi muud tegema. Ja siis on seal võimalik valida ka siis läti keel või vene keel, inglise keelt seal ei ole minu arust ja läti keel Läti lehel ei ole. Et siis valid sealt ka sealt tellimuste ajaloost, valid siis selle kinkekupong või siis padaaretsne kupone või niimoodi. Ja kui sa sinna vajutad, siis sa näed, seal on selline sinine kiri, et tooge kinkekupongid üle sellele maale. Ja kui ma sinna vajutan, siis kõik kinkekupongid tuuakse üle konkreetselt sellele maale, mille lehel sa siis oled. Ja siis sa saad nad ära kasutada juhul, kui sul on vähemalt 50 punkti ja kui sul jääb nüüd veel üle kinke, sest praegu tuuakse sul kõik kinkekupongid üle, siis sa oma Eesti lehelt pead need kinkekupongid jälle tagasi tooma, täpselt sama tegema ka oma Eesti lehelt või Poola lehelt, et kui sa tahad Poolast teha kinkekuponge kasutada. Et niimoodi saab neid kinkekuponge kasutada erinevates regioonides tegelikult. Praegu on jah, see kinkekupong on, vanasti oli 10, praegu on 5 eurot, 5 eurot pluss käibemaks on 6 eurot, 6 eurot on ka raha. Et ja jälle ütlen, et kui keegi jääb hätta, siis teeme koos. Et ei ole nagu mõtet anda seda raha või jätta seda raha Amway'le. Sest Amway on tegelikult seda näinud ette, et partnerid seda kasutavad. No kasutame siis julgelt, et mõtleme lihtsalt natuke ette. Et äkki me võtame mingit glükosamiini natuke rohkem ja midagi veel, et meil tuleks see 50 punkti kokku. Nii, aitäh. On olnud ka selliseid kogemusi, et ma saadan selle inimesele ära ja siis selgub, et ta ikkagi seda tellimust ei tee. Siis sa saad selle kupongi tagasi võtta. Saad tagasisaatmine ka, nii et ta ei lähe siis kaotsi seal, vaid sa saad järgmisele inimesele selle edanda. Et olge julged jälle, et kui tekib küsimusi, selleks, et üksteist aidata ja toetada. Nii, aga on oleks, kas kellelgi on vautoodet, ma tean, et Sillel on midagi põnevat meile. No see on lihtsalt nii põnev, et te lihtsalt ei usu kohe, kui põnev see on. Meil on nimelt alanud, kes on omal nahal tunda saanud, meil on alanud nii-öelda suvine hooaeg koos meie lemmikputukatega. Need on sääsed ja siis ma ei tea, kas teil on ka neid, mis need pisikesed mustad on, mis ammustavad niimoodi? Kihulased.
liiga ilus nimi neile. Minu arust on need kihusaurused. Kihusaurused, ausalt. Noh, ja mina läksin oma lillepeenrasse tööle. Ja ilusti pakkisin ennast riidesse, aga mingi rumala Tahtis moodne olla. Tahtsin olla popp ja noortepärane ja sokkide ja püksisäärde vahele jäi üks paljas ala. Ja mis sellega toimus, see oli lihtsalt, esimesel õhtul olid lihtsalt niisugused väiksed, need punased niisugused täpid. Ja no vaadake, eelmine hooaeg on aasta tagasi, nii et nagu vaata, inimene unustab ära ju. Ja ma ei teinud kohe midagi ja kui see siis järgmisel päeval hakkas sügelema, siis ma mõtlesin, ma ei saanud magada. Mul ei tulnud meelde, mida ma teen, et mida ma peale panen sinna ja siis ma panin öösel hambapastat peale. Ma mõtlesin, no ma ei saa, see oli nii õudne, et ma ei saanud lihtsalt magada ja olla. Ja siis hommikul mul tuli meelde see, et kuulge, meil on ju see asi, see suuloputusvedelik on ju ja kontsentraati peale. Ja siis saab elada jälle. Ma olen nagu nii tänulik, et see on, et ma peab katsetama, et kui kohe sisse määrida ennast, kui sa oled sealt rumalast peast ennast katmata jätnud, aga see tõesti päästis, sest see ajab hulluks. Ma ei tea, kas on kellelgi veel seda kogemust. Mina sain oma selle suve alguse sauna kätte selle kohaga, et natuke ettevaatik. Jumal tänatud on meil klisteri suuloputusvedelik, mida kontsentraati panna peale. Mul olid rohelised jalad. See on nii nagu tuulerõugetel pärast. Nii, aitäh, see on väga hea kogemuse jagamine. Minul on olnud kogemuseks, et suuspreid olen ka pannud, et kui mitte midagi, täiesti mitte midagi muud ei ole, siis klisteri suusprei on ka abiline. Ja veel olen kuulnud, et mõned inimesed kasutavad ka lokilappidega nahka enne juba igaks juhuks teevad kokku. No ja ma oleks pidanud sisse määrima oma jalad, aga ma ütlen, et aasta tagasi oli viimane kord selline situatsioon, läks meelest. Need asjad lähevad kiiresti meelest, sest see on aasta tagasi oli see kogemus. Nii, aga vahepeal siis ka, kas kellelgi on veel midagi jagada, väga meeldivat ja toredat? Kaisa? Jaa. Ma hästi kiirelt ja ikka veel ja jälle. Ma pean teda siin niimoodi ka näitama. Ma mõtlesin nüüd, mis asi, kas tõesti see saab olla võimalik, kui ma jagasin oma 10 kilomeetri järgset taastumist, et mul ei olnud mitte üks lihas ei valutanud. Ja kuna siin on nüüd ju kreatiin ja BCAA, see aminokompleks, ma meelde tuletasin, et see aminokompleks ongi see, mis aitab lihastel kiiresti taastuda ja see kreatiin on see, et treeningu ajalt ta annab lihastele seda lisaenergiat. Et ega ma ei saanud sellest siis aru, kui ma käin näiteks, ma ei tea, kõndimas, et ikkagi, kui te teete suurt füüsilist tööd või on mingi, ma ei tea, ajatöö või ehitustöö tulemas, see on imejook, see on täiesti, no ma tahaks öelda crazy, et tõesti 3-kordne energia ja ma mõtlesin, mul oli niivõrd hea joosta ja ma panen, no trenni tegin ka natuke, aga ma panen suured panused sellele joogile, treeningeelne XS jook. Et sa nii-öelda tarbisid seda enne jooksu siis, jah? Ja, just ma tegin täpselt nii, nagu manuaal ütles, ma suudan isegi manuaali järgida. Seal oli 2 tundi enne treeningut, tuleb see manustada. Ma jõin seda väga väikeste lonksudega ja muidugi ma jõin seda autoroolis ka ja ajasin enda heledale tšemprile, siis ma võtsin kohe lokilapid, mis aitasid mul plekkidest lahti saada. See on nagu teine efekt jälle, aga 2 tundi enne võtke sisse, ma ei tea, lähete niitma kas või proovige või millest teil lihast valusaks jäävad. Maa kaevamise puhul võiks ka siis töötada võib-olla. Absoluutselt. Ja sa ei väsi ära. Või lapselapse hoidmisel. Jah, võite 5 päeva hoida. Käed ei väsi ära. No käed väsivad täitsa ära. Jah, arvata on. Saab ilusa triipsepsi ja bitsepsi. Nii et täiega äge.
aitäh, Kaisa, tegelikult on meil kodus täpselt seesama, et üks spordipoiss on ja kes seda jooki ka samamoodi kasutab, nii et ta on väga tänulik ja alati, kuule, see hakkab otsa saama. No mis me siis nüüd peaksime tegema? Korduv tellimust. Just, et ei peagi olema sportlane või elukutseline sportlane või kõrgel või tipptasemel sportlane, et see on tõesti väga hea. Ma arvan, et kõik need tooted, kas kellelgi veel kohe tuleb midagi? Kui ei, siis mina jagaksin ka ühte. Ma arvan, et lisaks sellele, et jooge vett, see on lihtsalt soovitus ja eespriki vett, aga üks täiesti asendamatu suveperioodil on ka see, et mul on natukene liiga heles ekraan siin, on selline pumbaga kasutatav kreem ja suvel samamoodi meie nahk väga-väga kuivab ja kui te teete ka kinnastega näiteks aias tööd, siis kreemitage enne käed sisse ja siis pange kindlad kätte, et see on väga hea, suurepärane toode, mitte ma ei arvaks, et teised mõned kehvemad tooted, aga just jälle ka suveperioodil, nii et ma oma ema juures kasutan ka seda, ta on väga tänulik. Aga kas teil on meeles, et on lõpetamiste aeg, et on kooli lõpetamiste aeg ja kust veel on parem kingitusi teha oma armsatele ja lähedastele? Ikka meie Kaubomäest. Jõulude ajal tundub see kuidagi väga normaalne, et me teeme siit kingitused, aga siin on samamoodi. Nii et ma arvan, et järgmisel nädalal on juba need kuupäevad, kui teil kas siis sugulased või tuttavad või endised õpilased lõpetavad kooli, et mõelge selle peale ka, siit on väga tore teha kingitusi, et kas siis väike kinkekomplekt või te vaatate ja uurite siis selle lõpetaja käest, mis talle võiks sobida, tehke väikest maguulamist, te jõuate selle paki tellida veel ja mis väga noortele läheb, on ikka ma arvan, et kõik teised ülejäänud on ka. Nii et tehke siit kingitusi oma armsatele kooli lõpetamise puhul ja väga hea kingitus on ka kindlasti näiteks sealt uutest XS-idest, mis kohe tulevad. Aga informida selle, et meil on challenge'id on veel ehk 50 punkti challenge. Iga 50 punkti toob teile loosikupongi ja 14. juunil, kui on meil tooteõhtu uuesti, siis kõikide tellijate vahel, kes on teinud oma kingitused jälle loosi. Ärge unustage seda, et on valmistada tore iCookiga ja postitage sellest 4 fotot Go21 lehele. Toidud on maitsvad ja tegelikult on väga tore ka see, kui jagate neid retsepte, siis me saame jälle oma ise proovida, kui sul veel ei ole seda. Ja kuulen. Ma korraks täpsustan veel ka iCooki challenge'it, et igaks juhuks lugege üle ka see challenge'i, seal oli tingimus see, et kindlasti see iCooki toit peab siis sisaldama HelpPointi nii-öelda neid 4 seda toidu seda rühma. Valkpoed vilja. Et me ei saa teha niimoodi, et me paneme ainult ühe rühma, et praeme ainult tomatid ära ja muud ei näita, et meil on vaja näidata, et me peame tähendab, kord nädalas me igal juhul leiame selle võimaluse. Et kui me teised päevad sööme ainult praetud tomatit, on ju, et siis ülejäänud päevad ikkagi vähemalt ühe päeva leiame sellise, kus on see õige HelpPoint. Et meil on vaja anda impulssi kõigile teistele HelpPointlastele, et nemad leiaks ka ideesid. Just, et tervislik toitumine ehk siis see HelpPoint on ka, kuigi me seda praegu tänases päevakavas ei ole, aga väga tore on lihtsalt seda ka jälgida ja need samad retseptid, mida te jagate, on väga tore ka. Ahaa, näed, saab ka härja silmapuhki põhjal teha. Nii, ja kindlasti on ka, meil jätkub see 200 PV teema, et kes on teinud mais ja juunis 200 PV-d, lähevad kohvriloosile. Ja kes on teinud 3 kuud 200 PV-d, siis tegelikult me ei tea, mis siis augustis juhtub, aga midagi põnevat ja toredat. Ja, et kõigile veel üllatuseks. Nii et tasub pingutada
ja seda enam, et tõepoolest on valida, mille hulgas siis seda tellimust teha. Ja ma arvan, et need teemad, mis siis nüüd tänasel tooteõhtul olid üleval, kui kellelgi on veel midagi lisada, midagi juurde, ja palun. Et ma tahaks lisada, et kuna saime juba teada, et augustikuu Connecti üks esineja on Ruth Krief, ja siis kuulasime just tema lindistust, mida on võimalik, kellel on ostetud mediapackid. See oli mingisugune talve ja winter. Mingi winter mediapack. Ja seal ta räägib, selle lindistuse nimi on Only Human, kui keegi mäletab. Ja seal ta räägib sellest, et kui ülioluline on koos süüa. Et kui te toitute, siis on ülioluline see, et te olete koos inimestega. Et kust jälle meile tuli, et meil on siin ehitajad ja meil on siin võsalangetajad praegu ja siis me vaatame, et teate, kui kurb on, et siis nad teevad endale lõuna. Ma ei räägi üldse sellest, et lõuna koosneb mingist kokku klopitud võileivast ja siis on üks istub ühes nurgas, teine teises nurgas, mingit rääkimist ei ole, samal ajal ta krutib telefoni, et see sotsiaalsus kaob ära. Ja kui inimesel kaob sotsiaalsus ära, siis ta muutub metslaseks. Või läheb vähemasti imelikuks. Ja. Aga ma siis täpsustan, et see on talv 2020 mediapack. Ja, seal on veel, seal on tegelikult, seal on veel esimene lindistus on Nancy Dornanilt, kus ta räägib sellest The Others. Mäletate see The Law of the Others, ehk siis selle teise seadus. Kõrvalseisja jõust. Et seal on nagu niivõrd palju häid lindistusi, et siit on jälle see, et väärtustage seda materjali, mis on teil kunagi ostetud ja mis on võib-olla võimalik ka veel osta, et paljusid asju on võimalik veel osta. Mingid mediapackid, et vanasti ei saanud kunagi tagantjärele osta, aga praegu isegi võib saada. Mitchala on siin näiteks ja siin on Simple Fast Fun, Mike Wilson. Siin on 5 Looks, Ray Keller, mis oli ka väga hea salvestus. Aga et kui võimalus, siis sööge koos ja telefonid out. Telefonid selleks ajaks out. Eile nägime intervjuud, oli see eile või? Oli Ed Sheeraniga. Kus eile? Ed Sheeranit teate kuulus laulja, eks ju. Kas te teate, et tal ei ole telefoni? Temal ei ole, jah. Põhimõtteliselt, kui tal aega on, siis ta vaatab meili ja vastab nendele, tal ei ole telefoni, sellepärast et ta leiab, et kui tal on telefon, et isegi kui ma lihtsalt, et ma vestlen inimesega ja ma ei vaata, kui see telefon mul midagi teeb, siis mul ikkagi mõte läheb ära, et ahaa, keegi mulle midagi teatas, helistas või tahtis minust midagi ja ma ei ole kohal. Vaat nii. Et me nüüd ei kutsu seda, et visake oma telefonid kohe nüüd Emajõkke või Anne kanalisse, mis on ju, vesi on suhteliselt must, on ju, aga see on lihtsalt mõtlemise koht. Ja kui lähete magama, siis telefon võimalikult eemale magamiskohast. Ja see oleks soovitav, igaüks hoiab seal, kus ise tahab kasvõi. Teil ei ole vaja seda Tšernobõlit kodus, aga nüüd jah. Annelale uuesti selle. Nii, ja siis seoses sellega mulle tundub, et täna ja homme on veel võimalik osta soodsamalt Augusti Connect piletit, nii et 20 €, et see sama 4 €, kui ta maas vedeleb, kas me võtame ülesse, ikka võtame. Nii, et tänaseks ma arvan, et on kõik. Naudime ilusat ilma ja see koos söömine tuli mulle just mõttesse see, et lapsed on meie peeglid. Et kui meie peres on lapsed või lapselapsed, nad kopeerivad meid. Nii et mõtleme, mida me tahaksime, et nemad kopeeriksid. Mõtleme, mida meie tahaks, et siin ettevõtluses meie meeskonnaliikmed kopeeriksid. Olge terved, ilusat õhtut ja siis sääskede vastu ma sain aru ja kirulaste vastu on meil abinõud olemas. Ja kohtume reedel süsteemi õhtul, räägime unistamisest. Jaa. Just. Väga tore. Kõike head.